Valitsus leppis eelmisel neljapäeval kokku, et teeb ühinemise ettepaneku kõikidele omavalitsustele, mis ei täida haldusreformi 5000 elaniku miinimumkriteeriumi. Rahandusministeerium esitab omavalitsustele ühinemise ettepanekuid hiljemalt 15. veebruariks. Ühinemissuundade ettepanekud tehakse nii neile väikevaldadele, mis haldusreformi vabatahtliku etapiga ei liitunud, kui neile ühinejatele, kus pärast ühinemist elaks vähem kui 5000 inimest. Ida-Viru maakonnas puudutab see Narva-Jõesuu linna, keda valitsus soovib ühendada Sillamäe linnaga. Alutaguse valda, kellele soovitakse lisada Illuka vald ja Toila vald ja Lüganuse valda ühendada Kiviõli vallaga. Telekanal otsustas tunda huvi Kiviõli linna pealt, mida arvab tema vabariigi valitsuse soovist. Kui me saame ühinetud, ehk siis Sondaga me oleme juba liitumislepingu teinud, kui Lüganuse ka meiega liitub, siis saabub meil meie haldusalasse veel üks huvitav koht, see on Aidu veespordikeskus ja Vabaajakeskus. Ka seal saab kõik võimalikke seiklusega tegelevaid asju toimetada ja kui Sondas avaneb ka veel ajavagun, siis ongi meie piirkond selline atraktiivne, et inimesed siia meie kanti tulevad ja Kiviõlil on sel teemal väga sümpaatne tulevik. Analoogse küsimusega pöördusime ka Kohtla vallavanema Ettika Kaarovi poole. Mina kui vallajuht suhtun sellesse väga positiivselt, et kui me alustasime läbirääkimisi, siis olid meie laua taga ka Illuka ja Mäetaguse vald. Ja kuigi nad vahepeal on teinud otsuse ja teinud läbirääkimisele läinud teisele poole Iisaku, Tudulinna ja Alaõiega liitunud, siis ma arvan, et see on igati tervitatav. Et praegusel kujul, nagu me liitusime Toila, Kohtla, Nõmme, elanike arv 4800 ei ole küll 5000 viidi puudu, aga ta on ilma keskuseta ja jääks viidi ebaloomulik. Aga sellisel kujul, lisaks veel Illuka vald, ma usun, et saab olema tunduvalt võimekam vald, kes suudab pakkuda kvaliteetseid teenuseid. Ta jääb inimese jaoks loomulikult veidi kaugeks ja arusaamatuks. Aga ma usun, et igasse valda jäävad alles teeninduspunktid ja vaatamata selle valla ühinemise suurusele inimeste jaoks ei peaks mitte midagi muutuma.